Mis on jätkusuutlikkus? Selle distsipliini taust, termin, eeldused. Aga et teemaga edasi minna, läheme natukene ajas tagasi. Aasta oli 1989, kui ajakirja Time esikaanel esimest korda oli planeet Maa kui väljasurev planeet. Ja tolles ajakirjas ajakirjanikud ütlesid, et kui meie generatsioon praegu midagi ei tee, siis järgmisel generatsioonil pole enam midagi teha. Ja peale seda aastast 1989 on ajakirja Time esikaanel see teema korduvalt figureerinud. Küll aga tõepoolest drastilisi suuri muudatusi ei ole tehtud. Ja nüüd oleme siis meie see generatsioon, kellest räägiti. 2024 aasta lõpus tuli kokku 900 eksperti, et analüüsida homo sapiensi tulevikukriise. Ja pandi listi kriisid 2 aasta perspektiivis ja 10 aasta perspektiivis, ehk siis maailma ohustavad suurimad riskid. Ja 2 aasta perspektiivis, ehk siis see, kus me täna juba aktiivselt elame, top 3 jõudis valeinfo, ehk et kõik me saame petukõnesid igapäevaselt, e-maile, mis ütlevad, et meil on maksmata arved ettevõtetele, kellelt me pole midagi soetanud ja eksitav teave. Äärmuslikud ilmastikunähtused ja riikide vaheline relvastatud konflikt. Aga seda top 3 kohe vaatame täpsemalt ka. Aga enne korra pilk 10 aasta perspektiivi, mis siis 10 aasta jooksul 900 eksperti hindasid, et on meie inimkonna riskid. Ja top 10-st 5 sel korral on seotud kliimaga, reostusega, äärmuslike ilmastikunähtustega, bioloogilise mitmekesisuse kokkukukkumisega. Nii et pooled homo sapiensi riskidest, kriisidest 10 aasta perspektiivis on seotud tõepoolest kliimaga. Aga top 3, kus me siis täna elame, olid kliimakriis, ökosüsteemi kokkukukkumine, AI apokalüpsis, selline hästi pidulik sõna, ja 3. maailmasõda. Ja iga kriisi kohta on ju tegelikult ka siin-seal lahenduse algeid välja kuulutatud. Nende 3 konkreetse kriisi kohta on Cambridge'i ülikooli juures loodud eksistentsiaalsete kriiside uurimiskeskus. Nii et loodetavasti sealt ka siis lahendusi rohkem tuleb. Aga kui me vaatame eraldiseisvalt esimest tükki, siis siia alla kuulub ka saastatus, mitmekesisuse kadumine ja just nimelt siis see soojenemine kliimakriisi nime all. Ja erinevad riigid juba teevad päris suuri pingutusi nendest tehnoloogilistest arengutest, lahendustest me räägime oma moodulites väga mitmel korral. Aga siin siis ütleme ära, et esimene suur riik maailmas, kes päriselt on käega katsutavaid samme astunud, on Hiina. Mõneti üllatuslik, aga nii see on. Ja Hiina on tõepoolest investeerinud taastuvasse energiasse tohutult raha ja seetõttu ka esimese suurriigina oma CO2 emissioonide kõvera nina allapoole saanud. AI apokalüpsis, samamoodi selline kurja kuulutav sõna, aga tegelikult see tähendab siis seda, et meie ühiskonna korraldusse lugude rääkijana on lisandunud anorgaaniline entiteet, ka hästi selline keeruline sõna, aga see tähendab siis seda, et esimest korda inimkonna ühiskonna ajaloos inimeste kõrval on lugude rääkijana AI või tehisintellekt või nii-öelda mitte inimene. Ja kuna me ei tea, kuhu see meid viib, kui palju AI või tehisintellekt suudab meid mõjutada arvuti tagant ühes või teises suunas liikuma, tegutsema ja kuna ei ole ka täna globaalset üksmeelt, kuhu AI areng võiks liikuda või kas see peaks olema reguleeritud või reguleerimata, kui palju reguleeritud,
geenitehnoloogia analoog, kus teadlased ikkagi lepivad kokku, et kuhu maani keda võib kloonida, muundada, siis võib-olla lähiajal me ei räägi enam ida ja lääs, vaid me räägime reguleeritud AI piirkond ja reguleerimata AI piirkond. Ja kolmandal kohal siis see relvastatud konflikt, kuhu üha enam osapooli on kaasatud ja siin loomulikult ka on juba enam-vähem lahenduse alged teada, aga see eeldab sellist ühiskondlikku kokkulepet ja kokkuleppeid ootame kõik pikisilmi. Nii et sellised kolm riski või kriisi või väljakutset annavad siis meie kümnendile kindlasti näo. Aga meie põhiteema siin koolitusel on kestlikkus ja see on seotud kõigi nende kolmega ja vaatame kõige rohkem just siis nii-öelda seda kliima, reostuse, saastuse ja ökosüsteemiga seonduvat. Teadlased on aastakümneid uurinud kliimat, selle erinevaid komponente, näitajaid, mõõtnud hommikust õhtuni. Ja palju on ju vaieldud selle üle, et kas see on inimtekkeline, ei ole inimtekkeline, kas see on nii-öelda looduse poolt korrigeeritav või mitte, et inimesel justkui on väike mõju, siis tänaseks on väga selge, et inimesel on suur mõju ja see on inimtekkeline. Nii see kuumenemine, meie reostus, meie saastus, liikide kadumine, elupaikade hävinemise tõttu, ookeanide hapestumine, saastumine inimtegevuse tõttu, et see kõik on faktiliselt seotud inimtegevusega. Me ei saa seda enam justkui maha endalt pühkida. Ja nüüd on ka kliimastsenaariumid teada emissioonide rohkuse vaatenurgast, et kas me suudame emissioone murda või ei suuda ja sellest sõltub siis ka kliima jätkuv soojenemine. Pariisi kliimakokkuleppe aastal 2015 nägi ette, et me püsiksime 1,5 kraadi keskmise soojenemise trajektooril, et planeet Maa siis suudaks justkui homo sapiensi jätkuvalt ära teenindada. See on ju olnud oluline. Aga täna see 1,5 on ületatud. Tänaseks see on ületatud ja kui te olete tähele pannud, siis kliimaga seonduvas tekstis ei leidu enam sõna ennetamine. Et räägitakse ainult siis kohanemisest ja leevendamisest. Ja kui nüüd emissioone ei õnnestu drastiliselt 2050 vähendada globaalselt, siis on enam-vähem ikkagi teada, et me sajandi lõpuks liigume 4,3 kraadise kliima keskmise temperatuuri tõusu suunas. Ja see loomulikult tähendab päris suuri muudatusi nii meie keskkonnas, looduskeskkonnas, inimeste elutingimustes, migratsioonides, toiduvarudes, ressurssides ja nii edasi. Ja on hakatud arvutama ka välja kliimaga seotud surmasid. Ehk et juba suudetakse nii-öelda panna külge kliimakomponent terviseriketele ja Euroopa riikide top teie ees. Nii et tõepoolest 2025 aasta suvel juba kliimasurmad olid tuhandetes Euroopa riikides ja just nimelt kuumemates piirkondades. Nii et Lõuna-Euroopa jaoks kliimakriis, kliima soojenemine on igapäevane akuutne probleem. Ja uuritakse ka juba viimased paarkümmend aastat planetaarseid piire. Ja nii palju, kui me täna teame ja oskame mõõta, siis 2025 ületati 9 hinnatud piirist 7. Nii et see ookeanide hapestumise komponent ka ületas kriitilise piiri. Ja juba CO2-st või emissioonidest korra rääkisin Hiina kontekstis, kes on siis suutnud esimese riigina oma emissioone vähendada, siis globaalselt see nina on siiski veel üles suunas ja vaatamata kõikidele nendele nii-öelda suurtele kõrgetasemelistele kohtumistele, mis on olnud, ei ole tegelikult käega katsutavat tulemust veel näha olnud ja süsinikuemissioonid teevad iga-aastaselt uusi rekordeid.
aga on näha natukene nurga tagant, et see nina ka globaalselt allapoole hakkab minema. Aga kuidas see kõik siis Euroopat ja Eestit mõjutama hakkab? Et tõepoolest võib ju tunduda, et me oleme siin paras vöötmes, väga mõnus on oktoobris vaarikaid korjata ja tore on ka, kui on rohkem kuumust ja päikest. Aga tõepoolest, et see rõõm võib olla üürike, et ka meil juba väga selgelt on nähtavad tulemused käes. Mina võtsin 1. detsembril oma kassilt puugi, näiteks 1. detsembril. Nii et kõik sellised kahjurite levikud, võõrliigid, viljasaagi, põllumajanduste saagi ikaldumised on juba täna käes. Soomes oli näiteks just hiljuti mure, et forellivarud olid ohus, sellepärast et veekogude temperatuur oli neile sobimatult kuum. Ja lusitaanlased samamoodi, Lusitaania teod, võib-olla keegi on kohtunud. Ma tean, et siin isegi Halloweeni ajal tehti lusitaanlase tigude kostüüme, sest see lihtsalt on nii hirmus. Nii et kõik tegelikult ju on kokku puutunud juba uute asjaoludega, mida võib-olla meil varasemalt ei ole olnud. Ja seal samas käib ju teiselt pool Atlandi hetkel dialoog selle üle, et see kõik on välja mõeldud, teadlaste tööd tühistatakse ja pigem on see loosung selline drill baby drill, et saaks ikkagi veel fossiilset kütust rohkem ärimehed toota. Nii et selle looduse ja ärihuvide tasakaal on selgelt olnud kogu aeg kreenis, vastuolus, aga meie oleme siis esimene põlvkond, kes neid tulemusi omal nahal väga selgelt tunda saab. Ja Euroopas tõepoolest need üleujutused, maalihked, suurpõlengud on juba peaaegu, et meedias igapäevane. Varsti võib-olla ei ületa enam uudiskünnistki ja on kokku arvutatud see kahju, mida äärmuslikud kliimanähtused on Euroopa riikidele põhjustanud 1 aasta jooksul. Ja 2025 aastal näiteks suvega tuli välja käia 43 miljardit eurot, et võidelda äärmuslike kliimanähtuste põhjustatud tagajärgedega. Olgu see siis seesama üleujutus, maalihked, suurpõlengud või põllumajanduskultuuride hävinemine. Ja 43 miljardit on umbes täpselt sama, mis on Eesti riigi sisemajanduse kogutoodang, 42 miljardit. Nii et kui nii mõelda, siis 1 Euroopa Liidu liikmesriigi kogu sisemajanduse toodang 1 aastaga kulub siis kliimanähtuste tagajärgede leevendamisele Euroopas. Ja Tartu Ülikooli teadlased on ka ilusti ära kaardistanud need otsesed mõjud, mida iga Eesti inimene või ettevõtja või organisatsiooni juht, vastutaja peaks siis ka teadma ja endale selgeks tegema, et kas üks või teine komponent meid hakkab otseselt või kaudselt mõjutama, kuidas me saame kohaneda, neid mõjusid leevendada. Nii et igatepidi see teadmine on juba täna väga suures mahus olemas ja pildil ja allikad usaldusväärsed. Ja on Eesti aladele ka oma stsenaarium täiesti selgelt olemas ja välja joonistatud. Teadlased teevad kogu aeg paralleelselt 2 stsenaariumi. Üks siis mis näitab, et mis juhtub, kui me ei tee midagi ja mis juhtub, kui me pingutame omalt poolt, et kliima soojenemist vähendada. Ja need siis nii-öelda väljendatakse 2 erineva numbriga ja kui me justkui nüüd globaalselt midagi ei tee, siis Eesti alad sajandi lõpuks on tänase Rumeenia sarnased, nii et kindlasti saab ka viinamarju rohkem kasvatada. Aastal 2022 juba Eesti lisati viinamarja kasvatajate riikide nimekirja. Aga nali naljaks 2040 kandis juba temperatuur siis 2 kraadi ja sellest üle näha on ka Eesti aladel.
ja ettevõtted, organisatsioonid, inimesed peavad kõik tahes-tahtmata uue olukorraga hakkama kohanema. Selle video lõpust leiad kordamisküsimusi, vaata, kas ja mis jäi meelde ja saad linkide alt otsida lisainfot. Aitäh!